Kuidas tänase päeva kokku võtate? Täna peaks ütlema, et olen rahul tulemustega sellepärast, et töötajad olid kõik registreeritud välismaalased, et välismaa töötajad oli meil päris mitmeid ja aga on näha suuri paranemismärke, et tööandjad on rohkem teadlikud ja registreerivad nõuetekohaselt välisriigi kodanikke Eestis töötamiseks. Milline võrdlus eelmise aastaga on? Eelmisel aastal oli üks selline väga kõrge tõus seadusliku alusel töötamise poolest, et kui meil varasemalt oli võib-olla paarkümmend juhtumit, siis eelmisel aastal oli nüüd üle 100, nii et tõus oli peaaegu 5 korda. Et valmistas meile suurt muret, aga muidugi kindlasti ka nende kontrollide tulemustel on tööandjate teadlikkus paranenud ja registreeritakse rohkem välismaa töötajad ka, et eelmisel aastal oli mitmed sellised juhtumid, kus tööandja ei teadnudki, et ta peab lisaks siis töötamise registrile ka välismaalase politsei ja piirivalveametis registreerima. Kui reidide käigus avastatakse ebaseaduslikku tööjõudu, mis nendest inimestest edasi saab? See sõltub konkreetset juhtumist, aga üldjuhul me siis tegeleme edasi politseijaoskonnas, selgitame siis välja, kelle juures nad töötavad, mis alustel nad töötasid, kui kaua nad töötasid ja vastavalt sellele siis otsustame, kas siis menetluse nii isikute kui tööandja suhtes. Halvimal juhul võib isegi juhtuda, et isik saadetakse riigist välja, et see sõltub täiesti olukorrast, kui kaua ta on töötanud, mis alustel ta on töötanud ja kuidas ka tema ise nagu seda kõike seletab. On teil lõpetuseks omapoolseid ettepanekuid nõuete paremaks järgimiseks? No meile üks võib-olla suurem peavalu on peatöövõtjad just, et kuna neil mingit vastutust ega kohustust tegelikult kontrollida pole, siis see on üks võimalus, et kui peatöövõtjad ka registreerivad need isikud, kes nende juures töötavad ja kontrollivad ka ise seda, et kas või tunnevad huvi selle vastu, kas alltöövõtja on registreerinud välismaalase nõuete kohaselt. See on küll lisakohustus, aga täitsa võimalik, et Politsei- ja Piirivalveameti lehe peal on e-päringutes võimalik igal tööandjal, igal inimesel kontrollida, kas töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.